Hei, hei, hei! Täna siis hakkame tegema keellakkimise paigaldust ja siis veel omakorda Milki aluskeellakiga, mis on siis võib-olla natukene trikikam, kuna ta on ikkagi värviline baas, ehk siis videos näitan mõned häkid, mida mina siis selleks teen, kui Milki baasiga teha küüsi. Aga siis tahtsin rääkida teile oma kogemusest ja oma lollustest, mida ma olen omal ajal teinud. Nimelt siis, kui modelleeritud keellakk tuli, siis fun fact, ma mäletan kunagi päris esimesed kuu-kaks, kui Instagrami hakkasid venelannade poolt need ilusad pildid tekkima, kus oli siis see lambi valgusvihk hästi eredalt ja ehedalt näha seal küünepiltide peal, siis ma esimese hooga, reaalselt esimene kuu, ma arvan, kui need pildid, esimesed siuksed nagu uhked pildid hakkasid tulema puhastest töödest, siis mina arvasin, et see on mingi kassisilma efekt, aga tegelikkuses oli see hoopis siis lambi valgusvihk, mis sinna küüntele peale langes, aga need olid alati nii perfektselt, need lambi valgusvihud, sest tööd olid ka perfektselt tehtud, modelleering oli nii perfektselt tehtud, et kui lambi siis peegelpilt sinna küüne peale langes, siis ta oli konkreetselt üks-ühele peegelpilt, et seal ei olnud mingit nagu mitte mingisugust natukenegi mingisugust kumerust kuskil sees ja ma reaalselt arvasin, et nad on kuidagi väga peenega teinud sinna kassisilma efekti ja siis mõni aeg hiljem ma alles sain aru, et see on täiesti, see oli nagu midagi nii uut meie küünemaailmas, et see siuke nagu üliilus pildistamine, et me polnud elu sees siukest asja näinud ja see oli nii silmi pimestavalt ilus, et koheselt sa tahtsid ka osata seda, sa tahtsid ka teada, kuidas see kõik käib ja ma nii mäletan, kui meil esimene koolitus siis Eestisse tekkis, ma kohe läksin sinna. Ma läksin kohe esimesse nagu rühma siis, mis tollel ajal üldse kõige esimene siis aparaatne maniküüri koolitus, mis Eestis tolles hetkes turul saada oli. Ja ma mäletan siis, kui ma hakkasin seda kohe viljelema, seal oli tolles hetkes oli seal 7 puuriotsikut, 7 teemantpuuriotsikut, hilisemal ajal tuli, kas mina sain siis valesti aru, tolles koolituses mulle hetkes tundus, et me pidimegi kõike 7 kasutama, pärast hiljem selgus, et see päris nii ei ole, et sa ei pea kõike 7 kasutama, et sul on see võimalus neid kasutada, aga sa ei pea neid kasutama. Et ilmselt ma olin võib-olla siis nii elevil, kihevil ja puhevil, et ma tolles hetkes sellest infost, see info jooksis must mööda, mina teadsin, et jah, me peame 7 kasutama, aga siis mingi vahe ma käisin ühe venelanna koolitajale juures, tema siis näitas 3 puuriotsiku tehnikat, oli siis see leek, oli üks pisike tilk ja siis oli oliiv ja vot tema koolitustest ma olin siis nagu ekstra kuidagi nagu hästi. Ma olin ikka nagu teemas, et ma olin ikkagi sees, et ma olin müüdud sellele koolitusele ja ma hakkasin siis seda koolitust hästi nagu viljelema, ma hakkasin seda oma töös igapäevaselt kasutama, ma tegin selle tehnika endale tolles hetkes ikkagi nagu suhteliselt selgeks, hakkasin seda ka ise edasi andma teistele küünetehnikutele seda sama, aga mis siis oli valesti tegelikult tolles hetkes oli see, et ma pidasin lugu väga ära töödeldud küünenahkadest ja väga jõulisest ise aru endale andmata, muuseas tolles hetkes ma absoluutselt ei arvanud, et ma olen see jõuline küünetehnik. Ma pidasin ennast heaks küünetehnikuks, mulle meeldis see tulem, mida ma teen, ma kindlasti tegin paksemaid küüsi, kui ma täna teen, selles mõttes, et ma seda modelleeringut ikkagi võib-olla tegin üle pea kaela liiga palju ja mu kliendid ikkagi andsid mulle aeg-ajalt tagasisidet, ikkagi pigem mu ema siis tegelikult, olgem ausad, ema andis mulle kogu aeg tagasisidet, et pärast küünehooldust on tal ikkagi küünenahad mõned päevad kuni nädal isegi, ütleme nii, et tundlikud, et tal oli nagu ebamugav võib-olla käsi pesta, et see ikkagi natuke tekitas nagu talle ebamugavust, aga mina ju nii väga kangesti tahtsin oma puhast tulemust saada, siis ma kuidagi nagu kuulsin, aga ei kuulanud, või kuidagi nagu lasin selle mööda, et et tead, see on nagu justkui nagu, tead, mitte et öelda, et mis sa vingud, mitte päris nii, aga justkui niimoodi, et võtan teadmiseks, aga ega ma midagi nagu ette ka ei võtnud, sest et nagu ma olin nii enesekindel oma selles töös. Ja mida ma täna ka kindlasti nagu olen võib-olla siis kogenud küünetehnikud veel, ma ei tea, ei oska nagu seda
ainuke asi, mida ma oskan öelda, on see, et klientidel ei tohi olla valus. Et kliendid ei pea tundma seda, et sa teed aparaatset maniküüri. Kliendid ei tohi tunda seda, et sa teed leekotsikuga tal küünevalli äärest neid. Kliendid kindlalt ei tohi tunda valu pärast käte pesemisel, nad ei tohi seda kuuma tunnet tunda. Ma räägin toodetest, toodetega see kuuma tunne on paratamatu, seda enam, kui meil tuleb nüüd suvehooaeg, suvel on toatemperatuurid meil nii palju kõrgemad, et kuuma tunne tuleb niikuinii ka nendel klientidel, kes tavapäraselt ei avalda nagu arvamust kuuma tunde koha pealt, siis noh, ja pluss, et nagu küünenahkade võib-olla töötlemine ka peaks olema natuke tagasihoidlikum, võib-olla siis seda talki kasutada rohkem, et kliendid ei tunneks seda kuuma tunnet ka puuri kasutusel. Üks muidugi asi on see, et kui klient tunneb kuuma tunnet puuri aparaatse maniküüri ajal, nüüd näiteks nagu see pall siin, siis see võib ka tingitud olla tihtipeale sellest, et puuriotsik on juba vanaks läinud, et üks asi, mida te peate kindlasti meeles pidama, et puuriotsikud peavad esiteks number 1 väga kvaliteetsed olema, sest et muul juhul nad ei tee oma tööd, nad hakkavad hõõrduma ja ütleme nii, et selle sama teemantotsikuga, mida te siin videos näete, on võimalik teha ainult 15–20 tööd. Et siis nad ikkagi lähevad vanaks, et te jumala pärast ei teeks aasta-2 nendega tööd, sest et siis see efekt kaob 100 aastat ammu ära juba, ütleme juba seal 30 kliendi pealt tal see efekt hakkab ära kaduma, need teemantpurud lähevad ebaühtlaseks. Et kindlasti katsuge ikkagi neid teemantotsikuid võimalikult tihti rotatsioonis hoida selleks, et saada kvaliteetset tööd ja et ei lõhuks ära kliendi nahkasid ja et ei tekitaks kuuma tunnet ja klientidel ei tohi olla valus. Mitte mingil juhul klientidel ei tohi olla valus, kui sa võtad materjali maha, tegin seda. Kliendid ei tohi tunda seda ebamugavat tunnet, vaadake, kui kliendil on sinu juures, ei ole turvaline, siis ta ei luba sul materjali maha võtta, sest vaadake, ütleme niimoodi, et keellakkimise tehnoloogias oleks tegelikult tark, et te saaksite võtta kogu selle baaslaki ikkagi peaaegu, et küüneplaadini välja, et sinna ei jää väga palju vana materjali, see oluliselt rohkem aitab püsivusele kaasa. Aga see ainult eeldusel, et sa oskad seda materjali niimoodi maha võtta, et sa ei tee küüneplaadile liiga. Aga millal su klient annab sellest märku, et sa oled liiga jõuline küünetehnik, on see, et ta ei usalda sind materjali lõpuni maha võtma, talle tundub, sest vaadake, kui sa oled jõuline küünetehnik, siis klient kogeb üli ebamugavat tunnet, tema kogeb seda, et sa oled jõuline ja et sa võtad seda materjali nii tugevasti maha, et tal on iga hetk selline tunne, et sa jõuad kohe küüneplaadini välja ja sa kohe sikutad sealt midagi nagu kaasa. Olen ise olnud see küünetehnik, mulle on kliendid samamoodi öelnud, et kuhu, et kas sa pead nii palju võtma, et jäta ikka midagi alla, et äkki muidu ei püsi. Aga tegelikult on seal tagakuklas ka see, et kohe sa lõikad talle sisse. Siinkohal tahangi rääkida ka sellest koolitusest, mis mul on kokku pandud edasi jõudnud küünetehnikule, ehk siis seda võiks isegi nimetada ka täielikuks 100%-liseks restardiks. Ehk siis see koolitus on selline, et seal on 10 modelli, ehk siis see tähendab seda, et see on peaaegu, et võtab baaskoolituse mõõtmed, aga kuna sa oled edasi jõudnud, siis ta on restart. Ja seal ma tegelikult paljuski õpetan seda, et kuidas sa saaksid nagu täieliku kontrolli oma aparaadi üle, täieliku kontrolli oma viili üle, kuidas sa saad täieliku kontrolli ja võimalikult naturaalset keellakkimist hakata tegema, et sa ei teeks väga palju lisaliigutusi, sest tihtipeale me küünetehnikutena teeme mingeid naljakaid lisaliigutusi, aga vaadake, see sõna küünetehnika juba eeldab seda, et sa oled hästi tehniline, hästi nagu, sa oled nagu robot, et need liigutused, mida sa teed, need peaksid tegelikult olema suhteliselt nagu ühesugused, hästi sellised nagu mehaanilised ja mida rohkem sa selle mahtu saad nendele ühesugustele liigutusele, seda nagu kontrollitumaks sul see töö muutub, seda puhtamaks sul see töö muutub, seda kiiremaks sul see töö muutub. Aga kui sul puudub nii-öelda nagu süsteem oma töö liigutustes ja oma nendes võtetes, siis tegelikult sa plähmerdad nii-öelda, vabandust keelekasutust, ja siis tegelikult sul läheb kauem aega, sul puudub süsteem ja sa ei saa nagu aru, et miks sa ei saa neid tööid nii puhtaks, kui sa oma silmist tahaksid, sa oled nagu jännis veidike. Et vot seal restardi koolitusel me õpime nagu olema siis hästi süsteemsed, et liigutused oleksid suhteliselt konkreetsed, suhteliselt sarnased, et saada võimalikult ilusat ja puhast tulemust nagu otsejoones. Ja nüüd, kui vaadata seda videot, siis ma juba tegelikult kannan siia Milky raberit ja mis ma sinna alla siis tegin, oli see, et ma panin ühe kihi läbi paistvat aluskeeli selleks, et kui ma järgmine kord hakkan talle hooldust tegema, et siis ma saan selle Milky eemaldada täielikult, sest kõige minu jaoks nagu kõige võib-olla
no ütleme niimoodi, et minu meelest see ei ole ilus, kui kliendile jätta hästi palju erinevaid värve kihiti sinna küüne peale, eriti kui on tegu keellakiga, sest keellakk minu meelest võiks olla kogu aeg läbivalt iga jumala hooldus selline õhuke, naturaalne, selline lihtsalt küüneplaati toetav, tugevdav kiht, et need küüned ei läheks paksuks, et klientil oleks mõnus olla. Nüüd just viimane koolitus, nüüd just kui me seda sama masterclassi tegime, seda restart koolitust ühe väga vilunud küünetehnikuga, siis tema ühele modellile sai siis peale pandud selline väga tore, hästi õhuke kiht keellakki, küüned püsivad. Ja klient ise oli super rahul, ta ütleski, et et nii mõnus on olla, et ma justkui nagu ei tunnegi, et mul on midagi peal, et justkui nagu küüned on väga ilusad ja pealt vaadates on nagu tore, aga lihtsalt, et ei ole liiga paksuks aetud neid küüsi. Ise viljelesin samamoodi, jätsin suhteliselt paksult seda materjali, ütleme niimoodi, et praegu see kiht, mida te videos näete, umbes sarnase kihi jätsin ka alati põhjaks alla, aga ja võib-olla ajasingi nagu natuke keelküünte nägu neid küüsi, ma ei saa öelda, et ma nüüd lõpuni paksuks, et mul pole kunagi algusest peale väga siuksed paksud küüned meeldinud. Et ma mõistan nagu seda hirmu, mis küünetehnikutel on, et miks nad seda materjali sinna väga palju jätavad, sest kogu aeg on siuke tunne, et küüned ei püsi, aga tegelikkuses on võimalik väga head ja ilusad ja püsivad küüned, isegi siis, kui kliendil on pehme küüs, kui tal on see niinimetatud raske küüs, on võimalik neid küüsi saada super ilusalt ja õhukeselt selliselt, et need küüned tõesti jäävad ka püsima, et nad ei hakka kuskilt irvitama, et seal on sellised nipid viilimisel ja üks asi on muidugi see äärest ääreni värv, mida te praegu näete, et ma tõesti see on mul ka koolitustel asi, mida ma tõesti väga surun, on see äärest ääreni värvimine, sest et isegi kui kliendil on nagu väga õhukesed, ütleme nii, et kui oled kogemata, aimamatult, oled isegi küüneplaati natukene õhemaks viilinud, siis asi, mis päästab, on äärest ääreni värvimine. Nii baasi, värvi kui pealiskeeli. Aga kui sul on küüned veidike nõrgemaks tehtud ja sa äärest ääreni ka ei värvi, siis sa võid kindel olla, et küüned hakkavad lööma lahti külgedelt. Seda enam, et praegu on suvine aeg, mullatööd, aiad, kõik aiatööd, rannas käimised, vesi, kõik, nii kui on kuskilt natukenegi lahti, siis tegelikult see kõik niimoodi murendab seda keeli, pluss, et praegu on väljas nii tugevad UV kiirgused, et need tegelikult madalal sagedusel kivistavad su küüsi edasi, see tähendab seda, et kui sul on mingid teatud tooted kivistuvad veel nii-öelda õues päikse käes edasi, ehk siis sa võid samamoodi nagu me talvel kogesime seda, et tooted olid veidike nagu jäigemad, natuke muredamad, et nad kippusid nagu tükke välja viskama, et otstest kippusid nagu kiiremini lahti tulema, siis praegu on täpselt samamoodi aeg, aga just nimelt nagu päikesega, sest tooted nagu kivistuvad siis üle, ehk siis kui ma olen teile ikka rääkinud seda küünetehnikutele seda teooriat, et kui sa paned leiva ahju ja küpsetad selle üle, et siis sa võtad ta ahjust välja selliselt, et ta on krõbe, kuiv, natuke küpsiselaadne, et ta on siuke, ta nagu mureneb ära sul sõrmede vahel, et et keeliga praegu võib juhtuda sedasama, pluss üks asi veel, mis väga sagedasti küünetehnikutel on see, et kuna märtsikuust alates, ütleme isegi võib-olla vaatad veebruari keskpaigast, päike on niivõrd intensiivne praegu, et kui teil on suuremad aknad töö juures ja juhuslikult mõni peegel, siis teil võivad tooted näpu vahel ära kivistuda selliselt, et kui sa teed näiteks pealiskeeli purgi lahti, siis väiksed tükid võivad sinna sisse tulla, et tooted ei ole suvel praagid nende tükkidega, vaid just nimelt on see, et see on see sekund, kui sa teed selle pudeli lahti, juba tekivad tükid sinna sisse. See lihtsalt on selle hooaja probleem, et hästi paljud sagedasti arvavad seda, et tooted on justkui nagu praagid, aga tegelikult see sama sekund, kui sa pudeli avad ja sul on päike paistab ja sa oled akna ääres, siis see sama sekund, see sekundi küsimus, eriti just nimelt pealiskeelidega, sest pealiskeelid peavadki väga kiiresti valgusele reageerima, et see on sekundite küsimus täitsa. Et vot selline, igal hooajal on oma murekohad, igal jumala hooajal, pluss, et praegu on hästi palju kuumatunnet, et kliendid on eranditult, kõik kliendid võivad tunda praegu selliste toodetega kuumatunnet, mida sa poleks eales arvanud, et üldse kuumatunnet tekitavad, sest et ruumi temperatuur on nii palju kõrgem, aju saab koheselt signaali, et appi põleb, nii et see on ka selline asi, mida kindlasti te kogete see suvi,
ka isegi pealislakkidega, mõningatel juhtudel isegi mõne värviga, et neid tuleb ka ette, kuna lihtsalt ongi kohe kehade temperatuurid on lihtsalt nii palju kõrgemad. Ja siis veel, et kuna meil on siin koolitustes osas on veel, et aparaadi maniküüri on ma nüüd selle suve lõpuni ma teen siis neid veel 2 modelli koolitusi, et ma tulevikus tegelikult suure tõenäosusega tahan jätta siis ainult selle restardi koolituse nii-öelda edasi jõudnud küünetehnikutele, sest et ma tegelikult näen, et 3-4 modelliga meil ei ole veel võimalik jõuda päris sinna tulemuseni, et saada seda ohutut aparaadi maniküüri viljelema küünetehnikut, sest et see nõuab natukene juurutamist nii-öelda. Et mine tea, muidugi ma usun, et on kindlasti ka küünetehnikud, kes tulevad selle 2 modelli koolitusele ja iseseisvalt suudavad endale selle maha müüa, aga aeg on näidanud, et jah, et 1-2 modelli on pigem selline, et sa peadki olema ise ikkagi väga-väga teadlikult endale selle nagu nii-öelda mindseti võtma, et ohutut maniküürid ja sest aeg on näidanud, et tegelikult praegu hästi paljudel hästi palju tuleb tagasisidet, et kliendid saavad haiget ja ütlen jätkuvalt, et ma olen ise haiget teinud oma sõbrannale, ma tegin väga palju haiget pöidlaküünele, viilisin üsna tugevalt, eriti just pöidlale tegin ka, tegin aparaatset maniküüri niimoodi, et esiteks nagu liiga tugevalt, lükkasin pusheriga liiga tugevalt tagasi, sest meil oli alguses justkui teadmine, et pusheriga tulebki tugevalt tagasi lükata, et küünevallid ikkagi võimalikult nagu kaugele lükata, et siis saaks võimalikult puhast seda maniküüri jälle teha, et küüneplaadile seda pikkust ja suurust ja mahtu nagu juurde justkui. Siis ma tegin leekotsikuga, selle nõelaotsikuga tegin liiga tugevalt, sest pöidlad on üldiselt ikkagi nagu väga-väga nõrgad ja väga pehmed ja küünejuur on seal samas kohe lähedal, nii et ma tegin talle, ma olen 2, kui mitte 3 korral talle suutnud isegi mingisuguse põletiku sinna alla korraldada, sest ma olen liiga jõuline olnud. Nii et ma väga-väga julgelt soovitan, et kui ikka klient annab sulle tagasisidet, et tal on valus, siis tulla koolitusele või enda tehnika iseseisvalt muuta oluliselt malbemaks, mis ta on. Aga thanks, et vaatasite ja näeme varsti ja järgmises videos ja bye praegu!